igatahes siin ka Deniss Belov ja Leegioni pink, näete seal täna Leegionil pingi pealt tuua on kõvasti jõudu ja nüüd avavile on kõlanud. FC Levadia täna siis mängimas rohevalges, ründavad ekraani peal vaadates vasakult paremale. Ja pigem jah, selles mõttes Kohtrik oli ka seal lähedal ja nägu oli küll selline. Teiselt poolt tuleb juba väga Levadia on olemas ja ei keegi muu kui Robert Kirss, see mees on kuum, see mees on koondislane, see mees on hakanud lööma kõvasti väravaid. Jäime siin jah seda eelmist vea olukorda vaatama ja väga kiiresti Levadia tuli üle ja sealt sööt keskele ja Kirss oli seal, tundus väga üksinda ja hästi nii-öelda libistas sellise väikse hüppega selle palli sisse, aga tõesti Kirss on leidnud hea väravzoone ja tuleb sinna esimesse tsooni, aga seal on jälle Andreev kõige kõrgemal ja seal on mehed maas ka ja seal tuleb mis? Tuleb kollane kaart ja tuleb penalti. Ja tuleb penalti ja Dolordava siit selle välja teenib vähemalt. Lõppes penaltiga. Vaatame penalti löögi ära ja siis vaatame uuesti. Zakaria Begarishvili. Ja lööb keskele ja Levadia juhib 2-0. 43. minutil realiseerib Zakaria Begarishvili penalti, mille teenis kaasamaalane grusiin Anton Dolordava. Ja siin on nüüd tulevad mingid sorti tähistuse asi ka. Ja läheb siin kõigutamiseks, nii et keegi on igatahes perelisa saamas ja vist keegi, kes on seal tribüüni peal, nii et keda täpselt siin. Jah, mehed ei saanud üksteist aru, et kes võtab, kes jätab. Andreev. Ja Andreev nüüd väga vihane ja kollane kaart tuleb sealt ja teine kollane kaart, nii et 53. minutil Anton Dolordava tahab mängu ära teha või? Ei suuda praegu midagi. Eksib ja lööb selle palli vastu Kirsi nägu, aga Kirs saab siit jooksma ja nüüd 3 mehe vastu ise läheb. Jätab kõrvale Rosnub! Marko-Ivar Rosnub! 60. minutil! No ikkagi tahab seda mängu ära otsustada ja see, kuidas see värav sündis. Artjunin klaaris palli vastu Kirsi nägu, Kirss jooksis 3 meest enda peal, jätab Roosnupule sööt välja ja sealt see duo praegu töötas hästi ühe puutega kohe tagumisse nurka. Ja jäänud on siis Artur Kotenko, Ernst Tširi, Hannes Anier, Komlov ja Bogdan Vašuk. Siin oli nüüd jälle hea võitlus. Ja käsi läheb taskusse ja punane veel! Luka Lukovitši debüüt kestab 5 minutit. Luka Lukovitši debüüt kestab 5 minutit. Levadia juhib 3-0 ja 9 kesi. Siin oli nüüd see moment. Siiski vist ikka hoiab ääre peale. Ma mõtlesin pärast seda Ivanovi vahetust, et Ivanov on siin ka ääre peal olnud, aga tundub, et küll kõik ründavad väravaisist tsooni ja lööb! Ja Sander Puri lööb 73. minutil ühe tagasi ja see on Puri sass ja kui keegi teine ei tassi, siis see mees toob Kastarit tulest välja ja meil läheb mäng veel põnevamaks ja hea on näha, et Sander Puri on vigastusest tagasi heas mänguvormis. Seal jätkatakse Andreev. Toob välja Tõmov. Aga kus see pall läks? Jääb väljakule, tuleb veel. Ja seal nüüd Jürgens on kõige kõrgemal. Kasti taga on veel variant. Kosman lööb! Teine! Kosman lööb teise! 2-3 Leegion 79. minutil ja nüüd peaks Leegion juba tuhhiga tulema, aga kas nad tulevad ja kuidas peab Levadia sellele kõigele vastu? Levadia juhtis 3-0, aga nad on 9 kesi ja oi, kuidas see mäng libiseb käest. Leegionil hakkab aeg otsa saama. Veel läheb pikk pall, aga Valner ja tuleb sealt välja ja nüüd on Valner puurist tühi. Aga vile on suust ohveril ja lõpuvile kõlab, Levadia tähistab nagu oleks võitnud meistrite liiga, aga täpselt nii suur pingutus see täna oligi. 2 meest.